Mina olen siis Anneli Laaman ka Eesti Lugemisühingus tegutsenud aastast 2005. Suur lastekirjanduse fänn või selline fanaatik, üldse lugemise fanaatik ja lugema, kirjutama, õpetamise selline huviline, kes on siis valdavalt enne seda nagu, kui ma sattusin sinna pildiraamatute teele ja olen nagu andnud koolitusi ja andnud metoodilist materjali, kuidas siis lapsi lugema õpetada lugemismängude teemal. Aga kui siis tuli Liinalt selline pakkumine, et selline pildiraamatute projekt ja kas me osaleme, siis ma nagu üldse ei kõhelnud, et muidugi, et see on, et kuna ma kuulun ka sinna Hea Raamat Eesti lapsele sinna komisjoni ja Paabeli torni žüriisse või komisjoni, siis see oli nagu nii minu teema, et see pildiraamat. Aga jah, kui nii me sinna Liegi ülikooli suvel läksime siis sellele koolitusele, kuidas koolitada siis neid tulevasi ettelugemise koolitajaid, siis nagu ehmatas küll ära, et millesse ma ennast siis mässisin, et see oli ikkagi väga mastaapne. Et minu ettekujutus oli, et noh, saame seal teadmisi ja siis me räägime siin, et lugege ikka rohkem ja aga et siis kõigepealt oli see õppekava ja see metoodika seal alla ja siis loed, et oi, 3-5-päevased koolitused ja nii põhjalikult, et millesse me küll nüüd ennast mässisime, aga taganemisteed ei olnud enam, et lihtsalt tuli minna kaasa sellega ja no tagantjärele ei kahetse, et see oli väga põnev teekond on olnud ja oled ise saanud päris palju targemaks ja õppinud nii koolitajana üht-teist kui ka siis ka see rahvusvaheline pilt on selgemaks saanud, et saime päris häid loenguid kuulata seal Liegi ülikoolis, 5-päevases suveülikoolis. Ja avastasime seda laste raamatute maailma nii, et meil vist läks 2 tundi kohalikus Belgia raamatupoes lihtsalt seda massilist, mis on prantsuskeelne lastekirjandus ja kui ägedaid raamatuid, et me lihtsalt veetsime sellist 2 tundi ja mõtlesime, kas meid selle minipagasiga või selle light pagasiga üldse Eestisse lastakse pärast seda ääretut shoppamist, mis me seal lõpuks tegime. Aga nüüd minnes siis selle metoodika ja õppekava on niivõrd seal läbi põimunud, et kindlasti Jaanika kordab teatud asju, mis mina siin räägin, aga Jaanika räägib siis põhjalikumalt kõikidest sellest õppekava moodulitest ja mina räägin rohkem nagu selle metoodika siis nendest põhimõtetest. Ja Liina jõudis ka päris palju ära rääkida, et miks see siis ellu kutsuti. Et tõesti Eestis ei ole veel nii kardinaalne olukord, et meil oleks sellise kirjaoskamatuid inimesi või väga raamatukaugeid, et lugemine on siiski veel enamasti hinnas. Aga rahvusvahelised uuringud küll näitavad seda ja ka meie oma ILS, mis oli siis 5-6-aastaste laste uuring, mis nüüd viidi läbi aasta 2 tagasi, näitas ka seda, et nendel lastel, kellel oli kodus rohkem raamatuid ja ka vanemate intervjuudest või küsimustikest selgus, et neile loetakse kodus ette, siis nende laste tulemused selles 5-6-aastaste laste testis olid kõrgemad. Ehk siis nad tõidki eraldi punktina välja, et see lugemine loeb lapse arengule väga laias plaanis, eriti just kõne arengule, sõnavara arengule, loetust arusaamisele, et see on selline missiooniga lugu. Ja eks me vaatame oma riigi kontekstis, et mis meie riigis on oluline, et kui meil ei ole väga neid kirjaoskamatuid, on meil kindlasti selliseid lapsi, kellel kodus väga ei osteta raamatuid, ei käida raamatukogudes ja on ka selliseid lapsi, kellel kodus ei loeta ette. Et jõuda siis ka õpetaja tasandil selliste peredeni, selliste lasteni
kes siis on näha, et neil ei ole huvi raamatute vastu, neil puudub selline positiivne kogemus raamatuga, et õpetaja on siis selle lapse jaoks ja võtmeisik siis, kes võib-olla suudab äratada temas huvi lugemise ja raamatute vastu ja tuua ta siis sinna lugeja maailma. Ehk siis on selline meie jaoks selle missiooniga projekt. Ma ei hakka seda PowerPointi ette lugema. Ja ma võin ka veel kord üle rõhutada, et projekti eesmärgid ongi siis, et pakkuda siis üksikutele lastele või väikesele lasterühmale rõõmu valmistavaid ettelugemisi, kogemusi ja propageerida siis ettelugemist. Ehk siis viimane sihtrühm ongi, et jõuda lastevanemateni või laiema üldsuseni. Ja minu magistritöö aastal 2014 Tallinna Ülikoolis näitas, et Eesti lasteaedades loetakse lastele igapäevaselt ette, selgus õpetajate intervjuudest, aga kuskil, ma ei julge protsentuaalselt öelda, aga enamasti loeti juttu nagu unejuttu igapäevaselt ja siis loeti ka õppetegevuses, keelekõne arendustegevustes ette. Aga sellist nagu vabal ajal lugemist on siiski vähe. Võib-olla ma teen kellegile liiga, aga sellist mõttes on sellised õpetajaid, kes armastavad, kellel on Eesti lugemises selline aastast 2004 selline projekt nagu lugemispesa. Ehk siis kellel on rühmades lugemispesades, võib-olla nemad on natukene teadlikumad, need ettelugejad. Aga üldiselt ikkagi loetakse siis neid jutustusi õppetegevuses ette ja unejutun ette, aga seal on nagu see eesmärk hoopiski teine. Kui sa võtad nagu selle õppetegevuse osana, siis sa tahad anda teadmisi edasi, sa tahad hakata arutlema mingisugust, vedama mingid ringi, mis ei ole sugugi halb, on ainult väga teretulnud, et kasutatakse raamatuid õppetöös. Aga mis me tahame veel seda, et leitakse vabal hetkel, et õpetaja leiaks vabal hetkel ka selliseid hetki, kus ta saab istuda siis lapsega maha ja lihtsalt lugeda sellise koos lugemise rõõmu pärast siis üksikule lapsele grupis mõnda raamatut ette, eriti kui sa tead õpetajana, et sellele lapsele, et ta ei tule kunagi sinna lugemispessa, et ta ei ole kunagi võtta osa ja ta on kuidagi passiivne selle ettelugemise või selle raamatute lugemise tegevustes, et kuidagi saada selline laps ka enda juurde ja temaga koos lugeda. Et mis meil nagu seal Liège'is nagu korraga nagu tuli selline filosoofiline mõtlemine, et üks on, et loen lapsele ja hoopiski teine mõte, kui sa ütled, ma loen koos lapsega, ehk reading to and reading with child. Et tegelikult on see nagu väga suur vahe, et kas sa loed nagu selline passiivne vahendaja, et sa nagu masinlikult loed lapsele või sa olete koos selles oma sellises väikeses mullis, kus on need lugejad ja sina ja te jagate koos seda siis lugemise rõõmu ja seda rõõmu sellest raamatust. Ja seal on ka mingid aspektid, kus ma tahan jõuda, et see rõõm tekiks. Ja lõpptulemusena ongi siis, et jõuda lastevanemateni, et selles õppekavas oli lausa ette nähtud, et meie koolitatavad kutsuvad lapsevanemad rühma ja teevad neile näidis ettelugemisi. Aga COVID kevadel tõmbas kõigele selle kriipsu ju siiamaani, lapsevanemad ei tohi üldse tuppagi tulla, annavad lapsi üle lasteaias ukselt. Ehk siis me otsisime teisi võimalusi, kuidas siis minu koolitatavad ja Jaanika koolitatavad siis jõuaksid. Ja üks oligi siis, et nad said teha oma ettelugemisest video ja siis postitada näiteks selle vanematele ja tekitada siis arutelu, et mis seal toimub ja igasuguseid muid nõkse on ka õpetajatele, et kuidas propageerida seda ettelugemist oma lapsele. Ja teine osa oli ka selles koolitusprogrammis näiteks raamatute laenutamine lastevanematele, mis nagu Eestis on nagu väga keeruline lasteaias teha. Et ega seal lasteaias ei ole ka neid raamatuid nii palju, raamatud on kallid ja et on selliseid lasteaedu, kes annavad raamatu koju lugeda, aga see on harv juhus, ja vanemad võib-olla ei tule selle pealegi, et öelda, et mu laps rääkis mingist väga toredast raamatust, mis te lugesite, et kas me võiksime selle koju ka saada. Ma ei ole kuulnud sellisest juhtumist, aga no selline võimalus on olemas, aga ma tean, et Keskraamatukogul on tore algatus Mesilase Mitti, ma ei tea, siin on Keskraamatu töötajaid ka.
Mesilase Miti raamatukogus tuuaksegi kastiga, saad tellida selle raamatu kasti lasteaeda ja siis saate seal lugeda ja pärast ära anda, et seal need Rumeenia, mis on vaesemad maad, nemad panid ka selle sinna sisse, et lasteaed oleks siis nagu see raamatute andmise punkt ka või siis need samamoodi lugeda siis ka arsti vastuvõturuumis ja igal pool, kus nagu lapsed on, et võiks propageerida, et seal oleks raamatuid ja ettelugemist ja ettelugejaid siis, kes. Aga meie arstid on, perearstid on niimoodi kella pealt ja siis see välja tuli 10 minutit, et ei jõua seal väga lapsega midagi lugeda. Kuna sa rääkisid nii vähe, siis ma võin rohkem, eks ju, lobiseda. Ja siis see metoodika tugineb siis sellistele autoritele nagu Marie Bonafé, Jim Drillis ja Serge Tervagne, ütlesin õigesti, Serge Tervagne, jah. Et Serge Tervagne on küll Eesti lugemisühingutele juba natuke varasemalt tuttav, ta nüüd kahjuks lahkunud meie seast, aga ta esines aastal 2011 meie Tallinnas konverentsil ja rääkis sellest pildiraamatute kasutamise võimalustest ja metoodikast ääretult huvitavalt ja Jaanika jätkab tema tööd siin Eestis. Aga pigem nagu õppetegevuse osana. Siis Jim Drillis on selline mees, kes muidu oli ajakirjanik ja kirjastaja ja siis ta avastas, et lapsed nagu väga vähe loevad ja siis ta hakkas uurima, miks. Ja siis ta läks sinna koolidesse ja siis ta vaatas, et sellest lugemisest on tehtud nagu selline tüütu kohustus, et on nagu sunnitud silent reading, kus mingi teatud tunni peavadki lapsed võtma raamatu ja lugema ja siis see nagu peale surutud neile ja siis ta hakkaski rääkima seda, et lugemine peab olema nagu nauding, et kuidas seda tekitada, seal lugemisrõõmu, et võiks ikkagi olla sellist ette lugemist ja koos lugemist ja sellist jagamist ja et tuua neid lapsi lugejate juureni ja lõpuks siis, et nad hakkaks ikka ajalehti ja ajakirjandust lugema, et saada sellist lugevaks inimeseks. Ja Marie Bonafé'st on ilmunud ainult prantsuse keeles raamat, et eesti keeles, Jim Drillis'is on inglise keeles raamat ilmunud, et eesti keelde neid kumbagi 3 autorit ei ole tõlgitud, aga Jaanika luges selle Marie Bonafé raamatu läbi ja sai targemaks ja Tervagne, Serge Tervagne on meil tuttav. Et kes on hea selline ingliskeelne lugeja, võib ka seda Jim Drillis'i, see on hästi maailmas populaarseks läinud, ma ei tea, 8-9 kordustrükid ilmunud. Marie Bonafé ütles siis, et me kõik oleme sündinud lugejateks ja tema väga propageeris just seda, et väga väikesest madalast east peale vastsündinule juba kõhubeebile, et lugeda neile väga väikestele lastele. Ja et need raamatud peaksid olema siiski kvalitatiivsed, et sa ikkagi vaatad, mida sa neile loed ja mida sa neile pakud. Ja et anda lastele sellist positiivset elamust selle raamatute lugemisega. Et laps juba beebis ja saadik nagu kasvaks selle raamatuga koos ja see saab tema elu loomulikuks osaks. Et sa ei saa sundida teda lugema või sundida teda vaatama, et see peab olema ikkagi lapsele vabatahtlik ja laps peaks saama ise seda raamatut valida, mitte nii, et ei ära võta seda, vaid et sa panedki talle sellise, nagu siin Jaanika meile pannud, sellised head raamatute valiku välja ja laps saab ise valida. Loeme seda, siis kui talle see ei meeldi, paneb kinni, et sa ei surud, oi, tule tagasi, loeme nüüd uuesti, me ei jõudnud lõpuni, vaid et laps saab ise juhtida seda tegevust ja siis ta tunneb, et ta on tähtis ja et tema arvamus loeb ja kui on selline haarav raamat, siis ma arvan, ta kuulab selle lõpuni ka ja ütleb, et loeme veel kord. Ja Jim Drillis ütles ka, et me loeme lastele samadel põhjustel, miks me lastega räägime, et siis me loeme rahustamiseks ja meelelahutuseks ja läheduse tekitamiseks ja teavitamiseks või selgitamiseks, uudishimu tekitamiseks või inspiratsiooniks. Ja et lugemine seostuks naudinguga, et lugemine looks teadmisi, et lugemine suurendaks nende sõnavara ja et lugemine pakuks siis eeskuju. Ehk siis, kui täiskasvanu loeb ka, siis ta ongi eeskujuks lastele, mis raamatutega teha saab, et raamatud on ette lugemiseks ja lugemiseks. Ja et täiskasvanu ongi siis nagu selle, kuna laps, räägime praegu väike lapsi eas, kes ei oska veel raamatuid lugeda, siis tema ongi nagu vahendaja
sellele ja see, kuidas ta vahendada suudab ja oskab seda raamatut, nii siis see laps saab seda vastu võtta, et kui sa loed monotoonselt ja igavalt, siis ega see laps kaua selle raamatu juures ei püsi. Et oma koolitusel me just ka oli üks osa harjutada ette lugemist ja ka minul oli õpetajate grupp, kes olid sellised professionaalid, et ma väga põhjalikult sellist ettelugemist ei võtnud ette, et nüüd harjutame hääletooni, et me vaatasime videosid ja analüüsisime, kuidas on hääletoon ja kuidas ta oma kehakeelega kaasa mängib, kuidas tal see lapse tähelepanu, mida väiksem laps, eks ju, seda rohkem pead sa nagu mängima sellega oma häälega ja mingite hüüatustega, et ta tähelepanu püsiks, et ta tahab järgmise lehekülje pöörata, et me jõuaks selle lugemisega lõpuni. Aga ma arvan, et kui me mingi vabatahtlik hakkaks koolitama, et siis on vaja sellele ka tähelepanu pöörata, et kuidas lugeda ja kuidas seda vajalikku intonatsiooni ja väljenduslikkust harjutada ja arendada. Aga eks see tuleb praktika käigus. Ja et need iga raamatuga kohtumine on unikaalne, et see jälle nagu kordab üle, et seal on see koosolemise rõõmu valmistava lugemiskogemuse pakkumine ja lugemine koos lapsega, mitte lapsele, ehk siis, et te olete koos selles ühes protsessis. Ja siis see metoodika nagu puudutabki seda, et millist raamatut valida, siis lapse keele areng, et millisel tasemel raamatuid pakkuda, siis et kuidas töötada lapsevanematega, siis kuidas ise lugejana ja ettelugejana areneda, et hästi palju oli seal, kuna see oli ka testkoolitus, oli tohutult palju seda enesereflektsiooni vaja teha nendele esimesel testkoolitustel, et kes sinna tulid, oli alguses reflektsioon, siis iga mooduli järel oli reflektsioon, mis ta õppis, kuidas meeldis, mida teada sai ja siis koolituse lõpus oli selline pikem reflektsioon, siis et kuidas ta ise arenes siis selle koolituse käigus, mida ta siis juurde sai ja mida ta kasutab oma töös. Ja siis, et kuidas lugeda, eks siis, et mis alguses nagu minu jaoks, ma olin harjunud raamatuid kasutama õpetajana õppetöös hästi palju, et kui mul oli mingisugune teema, mida ma tahtsin avada või lastega arutleda, siis ma otsisin sobiva raamatu ja kui ma ei leidnud, siis ma kirjutasin ise selle jutu, lugesin neile ette, et ma olin harjunud nagu raamatut sellises nagu pedagoogikas kasutama raamatut kui metoodilist vahendit, et nagu aidata siis mõjuda ja jõuda lapseni, mis ma tahan neile öelda. Ja seal Jeesus siis tekkiski mul arusaam, et ma olin nagu täiesti valesti aru saanud, et nüüd ma nagu ei saagi nagu sellised teadmised, kuidas seda raamatut edasi nagu õppetöös kasutada, pildiraamatut, vaid et kuidas siis ollagi lihtsalt see ettelugeja ja siis see nautija, aga no nüüdseks mul on see ilusti kohale loksunud. Aga alguses oligi, et ma nagu ootused olid natuke teised, et kuidas mina õpetajana kasutan õppetöös raamatuid, mida ma kogu aeg ja Jaanika ka nagu kogu aeg siiamaani tegelenud olime ja koolitanud olime. Et kuidas ikka raamatuid kaasata õppetöösse, kuidas siis lugemispessa tuua selle nädala kava või kuukava, nüüd on projektõppega seotud raamatu, kuidas raamatud toetavad õppetööd, kuidas tahad mingit teemat avada lastele, milliseid raamatuid saad valida, et näiteks rääkida sealt sõprusest või leinast või mida iganes, et kuidas raamatud nagu toetaksid lapse arengut. Aga nüüd lihtsalt oli, et laps valib ise, mis sa talle loed. Sina oled lihtsalt see, kes rõõmsalt vastu võtab selle lapse ja loeme koos ja siis, et hoopiski keeras nagu täiesti 180 kraadi selle mõtlemise. Aga no see jõudis, nüüd on juba nii pikk aeg möödas, et see on nagu selline teine tegevus ka, mis on tegelikult lasteaedades veel vajab kindlasti arendamist ja kodudes ka, ja toonitataksegi seal metoodikas, et see varase koduse kirjaoskuse arengut, et hilisemaid neid lugemisraskusi, et mida rohkem lapsele loetakse, seda paremaks lugejaks ta võib-olla saab. Ja et laps on siin nagu võrdne, et tema valib tempo, tema valib raamatu, et sa ei suru ennast täiskasvanud talle peale. Siin ongi nüüd see enesereflektsiooni küsimused, mis siis enne koolitust need koolitatavad pidid siis kirjalikult vastama. Ehk siis, et millised on nende varasemad mälestused seoses raamatute ja lugemisega,
ja kas nad, kui tema oli laps, kas talle loeti ette, mis eesmärgil, kas talle meeldis lapsena lugeda, milliseid raamatuid tal praegu meeldib lugeda. Ehk siis selline tema lugeja identiteet. Et kas oled lastele lugenud ja millised raamatud teie meelest lastele meeldivad ja miks on oluline lugeda raamatud ette, et enne koolitusele tulemist ta juba nagu mõtles sellised küsimused läbi. Ja siis seal oligi nagu 2 sellist eraldi sellist, no tegelikult tekkis üks 3. ka. Et üks on nagu lugedes 1 ühele lapsele, näiteks kodus, kui sa oled lapsevanem, sul on käinud 1 laps, et kuidas lugeda siis ühele lapsele. Siis tekkis selline, et kuidas lugeda ühele lapsele grupis, et kui sa oled lasteaiaõpetaja, sa tahad just näiteks Matile lugeda, et kuidas sa saad nagu eralduda ja lugedagi Matile, sest et näiteks kui seal Jaanika koolitatud seas oli 2-aastaste rühm ja 2-aastased ongi, et kui üks saab midagi, siis tahavad kõik. Nii et siis see vaene õpetaja üritas siis sellele ühele lapsele lugeda ja siis tal oli seljas veel 5 last ja 3. tulid oma raamatutega ja siis ta nagu vapralt luges siis sellele, et mina loen praegu talle ja siis teisedki ootasid, aga see 2-aastane väga kaua ei jaksa oodata, et paar minutit ootab ja siis, aga et see on keeruline lugeda nagu õpetajale ühele lapsele grupis, et leida neid hetki siis, kus sa saad seda teha. Kodus on see nagu palju lihtsam ja siis oli 3. oligi, et lugeda grupile, mis on nagu lasteaedades väga levinud, et võetakse terve rühm või pool rühma, et pool teeb midagi muud ja loetakse siis sellele grupile ette lugemine, aga seal olid ka omad sellised väikesed sellised metoodilised punktid siis, et millele tähelepanu pöörata. Ja see metoodika ütlebki, et kuni 3. eluaastani soovitatakse ikkagi lugeda 1 ühele lapsele, et nad ei suuda veel selles suures grupis niimoodi olla ja haarata ja nii palju kasugused segajaid võib vahele tulla, et ta nagu ei saa keskenduda sellele ettelugemisele raamatule. Aga vanematele alates 4. kuni 7. eluaastani võib ju teha siis sellise grupis lugemisi. Ja kui sul on tõesti, et sa oled üksinda selles, et sa tahad ühele lapsele lugeda grupis ja seal on teised ka ootamas, et siis ongi see, et sa keskendud sellele, et ütled teistele ka, et ma loen praegu Matile, et oota sinna siin, et siis kui ta tuleb, et ma tahan ka, või siis ta jääb sinna küll kõrvale kuulama passiivselt, aga nagu see aru saada, et ta loeb siiski Matile ja Mati saab ka tunda, et praegu loetakse talle ja teised lihtsalt on ootel. Aga lähme siis edasi. Ehk siis, kui nüüd lugeda lastegrupile, siis ongi see, et eesmärk on siis arendada siis väikesele õppijatele siis tekstist arusaamise strateegiaid ja eriti neid siis, et need tekiks küsimused, nad saaksid uusi teadmisi, neid seda sõnavara. Aga see eeldab ka sellelt ette lugeda, et ta suudab hallata gruppi. Ehk siis õpetajal juba selline professionaalsust juba ennetab, et Rein ja Mati kui Rein ja Riina ei tohi koos istuda, et siis ma nagu kuidagi strateegiliselt paigutan nad sinna, siis ma tean, et siis on nagu rohkem vaiksem, et lugeda. Lastel on nagu õudselt väga oluline, et nad näeksid siis neid pilte raamatus. Et unejuttu lugedes ongi vahest nii raske olnud õpetajana, et kui väga põnev lugu on, siis nad ütlevad, et aga pilte tahaks näha, näita pilte, siis ütledki, et ma jätan selle oma sellele lauanurgale. Ma olen jooksnud ka voodite vahel muidugi pildiga, aga see eeldab seda, et see unejutu lugemine venib, kui ma seal vahepeal ja siis karjub selle eelmise osas, aga mina ei näinud ja siis jookseb seal magamislassele, õpetajad juba noogutavad, et tuttav tunne, kui oma pilti ka vahepeal unejutule näidata. Et siis, kui sa teed seda ettelugemist, siis ongi oluline, et sa saad kuidagi niimoodi paigutuda, et lapsed näevad seda raamatut ja sina võimled kuidagi kaelaga. Õnneks pildiraamatutes on rohkem pilte ja vähem teksti, et sa suudad ära võimelda selle. On ka olemas nüüd dokumendikaamera, ma avastasin, kus ma panengi seinale selle raamatu pildi ja siis ma saan ise rahulikult lugeda, nemad vaatavad suurelt ekraanilt siis selle raamatu pilti. Aga seda meil seal koolitusel ei mainitud, aga ma ütlen, et see on üks abi, me ei tohi kasutada ja digivahendeid. Võib-olla see tõesti kaotab selle
selle kontaktiraamatu vahel, kui sa paned ekraanile selle raamatu pildi. Ja siis, et siis näevad nagu kõik, võib-olla seda ongi parem teha, kui sa teed selle 24-lise lasteaiagrupi pooleks, et on 12 sul lugemas ja 12 teevad siis midagi muud samal ajal, et siis on natukene kergem seda teha grupis lugemist. Ja nagu ikka ettelugejana, et saada selle laste tähelepanu, siis tuleb tekitada see põnevus, aga sina räägid sellest metoodikas ka või? Vaatame seda kaanepilti, see on nagu uks lapse jaoks, et millest see lugu võib rääkida, tekitad selle uudishimu ja siis hakkad lugema, siis võtad väga väljendusrikas ja haarama seda gruppi ja kui näed, et mis nüüd järgmisena juhtub ja teed neid pause, et hoida seda laste tähelepanu seal. Ja eks see on selline harjutamise asi, ega ta vist ei näita seda mul ka või? Ei näita. Ma panin selle enesereflektsiooni ka, et on nagu mitu sellist, ma siis loen siit maha, et enne kui lugema hakata, siis on nagu metoodiliselt on kõigepealt mõelda see ruum läbi, kus ma seda lugemist teen, kus lapsed paiknevad, kuidas nad istuvad, selline asi on oluline läbi mõelda. Et see õnnestuks see ette lugemine. Teiseks, see raamat peab olema sulle ikkagi natukene tuttav, et kui sa võtad täiesti suvalise raamatu ja hakkad seda lugema, siis võib seal mingi koha peal tulla hoopiski üllatus, et see ei vastagi sellele vanusele või see ei meeldigi sulle, et see läheb et sa nagu ise tunned, et mis nüüd juhtus, et mul küll ei meeldi, et see tegelasega niimoodi juhtus, et siis nagu lapsed tajuvad ka, et midagi nagu ei sobi. Eks see raamat peab nagu sulle ka sind ennast kõnetama, siis sa suudad nagu paremini seda nendega jagada. Et sa ise vaimustusid sellest raamatust, sul tundub, et see on nii tore raamat ja siis sa suudad nakatada ja haarata lapsed ka kaasa sellesse raamatusse. No siin soovitab ka, et harjuta enne ette lugemist, et tõesti, kui sa täiesti algaja, siis sa võid ju tegelikult ka natuke harjutada, et kus kohal siis võtta tempot ja kuhu rõhku panna ja et kui lugeda nagu ühele lapsele, siis on oluline, et nagu see laps ise valib selle raamatu, mida me loeme, et sa paned mingisuguse, mitte tohutu valiku, aga mingisuguse valikutele valmis ja siis ta ise valib, aga kui sa loed nagu grupiga, siis on see valikute tegemine nagu raskem, et kas sa võid siis demokraatlikult hääletada 2 raamatu vahel, et kumbat me loeme, või siis tõesti teed õpetaja poolselt selle valiku. Aga see vist, jah, nüüd sa juba koputad. Ja siis, kui sa loed 1 ühele, siis sa, ma ei tea, me peaks selle pärast võib-olla välja printima või? Ma olen päris palju nagu rääkinud ka tegelikult, et kuidas hoida raamatut, et kõik näeksid, kuidas keerata neid lehti. Et kui sa loed sellise 1 ühele, siis võib laps olla see juht, kes neid lehti keerab ja sina lihtsalt loed. Aga no kui sa oled grupile, siis oled ikkagi sina see. Kui mõni grupis tüüab, et näita pilti, et ma tahan tagasi minna, siis võib talle vastu tulla ja minna tagasi selle lehekülje juurde, et vaadata, milline siis see oli, eks ju, see tegelane enne ja siis pärast. Ja et sa pead nagu hästi spontaansust on vaja. Ja muidugi seal tahab tekkida kohe arutelu, siis võib-olla selle pikem arutelu, kui tekib selle raamatu lühem arutelu, saab juba seal lugemise käigus teha, ja on küll ja ka hirmsad hambad või, aga sul on see ees kohe. Pärast saab vaadata, ja siis et kui keegi läheb sellest grupist jalutama, siis las ta läheb. Et sa ei saa sundida teda, et tule nüüd tagasi ja me kõik kuulame, kus sa nüüd Johannes läksid ja et siis ta on seal ära. Et sa ei saa nagu pöörata selle tähelepanu, et see oleks nagu sunniviisiline tagasitulek ja siis tal ei ole selles raamatu kuulamist mingit rõõmu, kui tal ei ole seda, aeg surub nii kõvasti peale ja vaatad või kella. Ja samamoodi ka selle väikelapsega, et seal Itaalia videos oligi see, et ta jättis kõik pooleli, ta läks minema, ta tõi uue raamatu, et sa ei pea laskma heidutada, et see oli nüüd kehv lugeja või et lapsel pole üldse huvi. Kui ta ikka tuleb juurde tagasi, siis järelikult ikka on seda huvi, aga sa ei saa sundida, et nüüd ma loen sulle, istusin paigal, kuula, ära mine ära, ma ei loe muidu sulle kunagi, kui sa siin üldse ilusasti ei kuula, kus sa nihverdad, eks ju, et see peab olema ikkagi lapse jaoks vabatahtlik. Tal läks pärast lugemist hea tunne.
nii, siis mul kadus nüüd ka hiir ära. Siit tuli tagasi ja siit ei tulnud, täiesti tehnilised apsud. Nii siis. Ja nagu me oleme toonitanud, et siis projekti lõppeesmärk ongi siis, et jõuda vanemateni, et siis toetada neid ettelugejatena, propageerida ettelugemist, kas või näidata neil seda mudelit ette, kuidas lugeda, mida lugeda, pidada arutelusid, millised on head raamatud lastevanemate koosolekul või on siis lastevanemate koolitused lasteaias ja kutsuda sinna esineja, kes tutvustaks siis kas Lastekirjanduse Keskusest, kes kutsus nagu näitaks neid uuemaid lasteraamatuid ja häid lasteraamatuid. Ja mis minu nagu õpetajatele tohutult meeldis, oligi just see moodul, mis sisaldas kvaliteetsete pildiraamatute valimist, et see nagu, kui hiljem nagu seda tagasisidet vaatasid, siis see sai kõige rohkem nagu selliseid punkte. Ja nad ütlesid, et me ei teadnudki selliste raamatute olemasolu, et nii palju uusi raamatuid, nad avastasid enda jaoks uusi autoreid lausa. Ütlesid, et nüüd nad katsuvad kaubanduses või raamatukogus just selle autori raamatuid otsida ja lugeda läbi, et näha on, et õpetajatele nagu tohutult on kuskil nagu sellised vaja nagu sellist teavet, et milline on see pildiraamat üldse, mis asi on pildiraamat, et nendel on arusaam oli, et pildiraamat on ka see juturaamat, kus on enamus tekst ja siis üks pilt. Et pildiraamat on tegelikult see, kus siis pilt ja jutt ka siis jooksevad paralleelselt või põimuvad omavahel ja see pilt saadab ja vahepeal võib see tekst täitsa ära kaduda ja pilt viib seda juttu edasi, et on ka selliseid raamatud nagu Lõvi ja lind, kus vahepeal täiesti teksti polegi ja ongi vahepeal ainult pilt ja vahepeal valge leht. Ja siis et ma arvan, ka vanemad vajaksid sellist teavet, et kõik ei ole nii edukad, kes vaatavad Lastekirjanduse Keskuse aastaraamatutel, hoiavad silma peal või kui ilmuvad need head raamatud Eesti lapsele, et kohe vaatavad, et seda me pole lugenud ja seda tahaks ja seda ostaks, et jõuda sinnani. Ja õppekavas oli ka siis selline vanemate kaasamise astmestik, ehk siis, et õpetajad siis juhivad kampaaniaid ettelugemise propageerimiseks, siis palutakse vanemaid koos lastega lugema, juhendatakse neile, antakse tagasisidet, mis meie kultuuris on lasteaias on väga võõras, et me kutsume vanemaid ja hakkame neid seal näpuga koolitama, et kuidas tuleb nüüd lapsele lugeda. Ja siis kutsutakse neid osalema, kuidas loetakse koos lasterühmale või üksikutele lastele, siis analüüsitakse ja informeeritakse, miks on oluline lapsega lugeda.